Tere tulemast kuulama kaasaegse naise podcasti. Mina olen Annika Nielsen, sinu saatejuht. Tänane podcasti teema on lihtsalt jagan oma lugu ja räägin ühest võimalusest sulle. Nimelt on sügisel algamas Eestis Montessori 6–12 vanuseastme juhendaja kursus. Ja selle kohta saab lisainfot www.mariamontessori.ee. See on Eesti Montessori Instituudi lehekülg. Aga natukene sellest siis kursusest, mis sügisel on algamas. Esiteks on Eesti Montessori ühing ja Eesti Montessori Instituudi inimesed näinud väga-väga palju vaeva, et teha see võimalikult soodsaks eesti keelt kõnelevatele inimestele. Ehk siis, kui muidu selle kursuse läbimine maksab 11 000 eurot, siis nagu 2 aasta jooksul, vist oli 2 aastat see kursus, siis Headoe haridusfondi toel on see õppemaks 5500 eurot, ehk siis 50% soodsam. Ja mitte ainult seda, et see on juba nii palju soodsam, vaid tegelikult on hästi palju erinevaid kogukondasid üle Eesti pannud välja omapoolsed stipendiumid, et toetada siis juhendaja väljaõpet ja eesmärgiga, et nendesse piirkondadesse tekiksid siis Montessori kooliklassid. Ja just see 6–12 vanuseaste on just see esimene aste siis Eesti koolisüsteemis ja teine ka siis 6–12, eks ju. Ja siis tõesti need stipendiumid pakuvad võimalust, et sa põhimõtteliselt ei pea ise üldse maksma. Aga kui sa tavaliselt stipendiumitega on alati seotud mingisugused klauslid, et sa pead umbes asuma sinna piirkonda tööle või õpetama, ja sa ei taha ennast siduda mingisuguste lepingutega, siis tegelikult on olemas ka väga paindlik maksegraafik, et sellel kursusel osaleda, et kas seal oli lausa 8 või 9 erinevat makset. Et see on nagu tehtud tõesti võimalikult taskukohaseks ja võimalikuks, et kui sa tahad olla nii-öelda iseenda boss, ise otsustada, siis see võimalus on ka olemas. Aga ja õpe on hästi paindlik moodulitena ja no loomulikult, mis veel selle pluss on see, et see õpe toimub ju siin Eestis koha peal. Et täiesti ainuloadne võimalus, et ei ole vaja kuhugi mingi eriliti logistikat nagu välja mõelda, et peaasi, et sa lihtsalt Tallinnasse bussirongiga kohale saad või lennukiga, kui sa kuskilt näiteks saare pealt tuled. Aga ma räägin natukene siis sellest, et ma olen rääkinud sellest, et kust mul tekkis see mõte, et üldse Montessori juhendajaks õppida, et see tuli minu enda isiklikust vajadusest seoses minu enda lastega, sest tol hetkel ei olnud Eestis ühtegi Montessori lasteaeda ega lastehoidu ka, kui mul see mõte küpsema hakkas. Ja teiseks oli seal ka see, et ma olin ju oma esimese lapsega lapsehoolduspuhkusele jäänud. Ja ma olin selleks ajaks ikkagi omajagu aega olnud seotud Microsoftiga. Ja ma tegelikult olin võib-olla vaimselt väsinud sellest oma igapäevasest tööst. Ja ma veidi tundsin, et okei, et seal suures korporatsioonis jätkamine, et mis minu järgmine karjääri samm oleks, et kui ma nüüd lapsehoolduspuhkuselt tagasi lähen. Ja samas ma muidugi teadsin, et me tahame veel lapsi, et neid ühte last, et see kodus olemise aega on võimalik pikendada. Ja mina lihtsalt otsustasingi see, et võib-olla see Montessori õpetajaks olemine, sest see on nii palju erinev tegelikult sellisest traditsioonilisest lasteaia kasvatajast. Et see on ikkagi, et mulle meeldivad süsteemid ja see Montessori 3–6 vanuseaste on väga selline süsteemne ja korrapärane ja mulle väga meeldis see. Ja ma mõtlesin, et miks mitte, et võib-olla see minu
erialane karjääripööre või mis iganes seda nimetada, et see võiks olla see, et minust saab lasteaiaõpetaja. Aga see lugu, et minust ei saanud lasteaiaõpetaja või noh, minust sai lühiajaliselt lasteaiaõpetaja, aga siis ma otsustasin, et minu tee läheb teises suunas. Aga igal juhul, see on lihtsalt üks võimalus. Ja kus mina üldse jõudsin selleni, et mina tahtsin saada. Aga jaa, see idee küpses ja siis ma läksin õppima, minu õppe algas siis 2020. aasta juunis Montessori instituudis Prahas. Ja tel hetkel, kui ma õppima läksin, mul oli 2 väikest last. Et minu üks laps sündis 2017, teine laps 2019. Ja me olime planeerimas nagu 3. last. Ja see 2020 kevad oli ju hästi suur koroonaaeg ja tegelikult sel ajal me väga nagu juba planeerisime seda 3. last ka, et oli mul just olnud ka selline raseduse peetumine. Aga jaa, esimene moodul siis algas tegelikult juunis ja teine osa oli siis Prahas, aga põhimõtteliselt oli see, et mul olid kodused lapsed ja mul oli vaja olla esmaspäevast reedeni 9-st 5-ni Zoomi kõnedes, et esimene mooduli teooria loengud. Ja sel hetkel ma lihtsalt vaatasin, mis suvelaagrid on lastele ja siis ma panin põhimõtteliselt oma lapsed 2 nädalaks suvelaagrisse. Ja siis oli väike paus. Ja siis tuli sõita Prahasse koha peale, kus oli siis, ma ei mäleta, kas oli 2 või 3 nädalat ka Prahas koha peal õpe. Ja siis selleks ajaks ma saatsin oma väikesed lapsed siis vanaema juurde maale. Aga Prahas koha peal ma olin siis esimesel korral täiesti üksi. Ja seal augusti teises pooles oli see, et okei, et veits imelik, et läheks ostaks rasedustesti, sealt tuli õrne triip ja siis mul oli põhimõtteliselt juba esimese mooduli lõpus oma juhendajaga vestlus selle üle, et mitte eks ju, et vaid see on planeeritud, aga nüüd see nii on, et ilmselt nüüd õppejooksul lisandub meie perre 3. laps, et kuidas see kõik õpet hakkab nagu mõjutama. Ja siis ta oli nagu väga optimistlik, et kõik on ju endas kinni, ise tahtmises kinni ja on võimalik ära teha ja siis nii me sealt augustist lahku läksime. Siis järgmine moodul pidi toimuma sama aasta detsembris Prahas koha peal, aga siis uuesti oli see, et see koroonaviirus ja et kui suviti oli nagu võimalik reisida, siis talvel oli pigem see, et pigem mitte ja siis meil oli 2 nädalat moodul Zoomis ja siis minul olid lapsed lihtsalt kodus. Siis oli tükk aega veidi pausi, mis tegelikult kõik iseenesest toimis minu jaoks hästi, et isegi et mingid moodulid lihtsalt nihkusid edasi, näiteks, et oleks pidanud olema kevadel pikk 5-6 nädalane moodul aprillis Prahas koha peal, aga see lükkus aasta võrra edasi. Ehk siis ma sain rahulikult olla rase ja oma 3. lapse ära sünnitada. Aga suvel tuli siiski Prahasse koha peale sõita ja see oli 6 nädalat, ehk siis juuli alguses seal peaaegu augusti lõpuni. Ja mul oli sinna sõites, eks ju, minu kõige noorem laps Luter oli siis 2-kuune ja ta oli täiesti 100% rinnalaps. Et see oli siis esimene kord, kus ma hakkasin otsima lapsehoidjat, kes tuleks meiega reisile kaasa ja elaks siis kõik see aeg seal meie juures Prahas. Ja siis ma sellise tüdruku ka leidsin. Et tema vaatas siis minu 2 vanemat last ja issi oli siis põhimõtteliselt väikese beebiga ja käis siis pauside ajal ehk siis hommikuse nii-öelda kohvipausi ajal, mis meil kursusel ette oli nähtud
ja lõunapausi ajal käis siis beebiga minu juures, et ma sain talle rinda anda ja pärast moodulit ma nii väike mis see eestikeelne sõna on emergency kohta et ühesõnaga mingi hädaolukord. Nii, aga tagasi siis ma rääkisin sellest, kuidas siis tuli see 6-nädalane pikk moodul Prahas ja siis meil oligi kaasas lapsehoidja, kes oli siis esmaspäevast reedeni suuremate lastega ja siis mu abikaasa oli väikese beebiga. Ja siis tuli sügis ja siis oli mul aega hakata praktikaid tegema. Ja esimese praktika ma tegin vist oli oktoobris Tartus 2 nädalat. Tartu Montessori väikeste teadlaste maja, jah, oli selle koha nimi. Ja siis minu vanaema ja minu ema, mõlemad on Tartus ja siis nemad vaatasid lapsi. Siis kohe ma teadsin, et ma peaks tegema ka järgmise praktika ära ja ma planeerisin siis niimoodi, et terve detsembrikuu me olime Hispaanias ehk mu praktika oli 3 nädalat Valencias ja siis 1 nädala me reisisime Barcelonas ja kaasas oli siis seesama lapsehoidja, kes meiega suvel oli, et tema tuli ka meiega reisile sinna kaasa, et siis lapsi vaadata ja siis pärast praktikat ma sain oma albumitega töötada ja praktika aruandeid kirjutada ja siis selline hästi töine reis Hispaaniasse oli. Siis kohe aastavahetus ja kohe, kas oli juba veebruarist või isegi jaanuari lõpust, ühesõnaga läksin 3 nädalaks praktikale Tallinnasse, Piritale, sinna Tallinna Montessori majja. Ja sel hetkel siis ma otsisin lihtsalt lapsehoidjate gruppidest endale lapsehoidja, kes siis vaatas lapsi sel ajal, kui ma praktikat tegin. Ja kuna Hispaaniaga läks niimoodi, et seal oli ühesõnaga riiklik püha ja siis 1 nädal lõpuks ei läinudki arvesse terve nädala praktikana, et ma pidin 1 lisanädala praktikat veel tegema ja siis ma tegin selle Tallinnas 7 klassi lastehoius tegin veel 1 nädala lisaks praktikat ja taaskord otsisin lapsehoidja, kes siis vaataks seda. Ja siis oli kevad tulemas ja mul oli vaja neid lõputöid ja albumeid kirjutada ja see lapsehoidjate nagu leidmine oli paras peavalu. Ja siis ma otsustasin, et ma otsin au pairi ja siis tuli meie perre Mario Hispaaniast, kes siis alguses oli meiega juures Eestis elas ja siis ta tuli meiega koos Prahasse minu viimasele õppemoodulile kaasa, kes aitas siis Prahas lapsi vaadata. Ja siis oli Prahas viimane moodul ja kõik eksamid ja mina täiesti nominaalajaga õigeks ajaks esitasin kõik albumid, olid kõik praktikad tehtud, kõik praktika aruanded tehtud ja seda 3 väikese lapse kõrvalt ja sain oma diplomi kätte siis, kui meil oli lõpetamine. Ja meie kursused meil oli, vist oli 2 või 3 inimest, kes ei teinud eksameid, sest neil olid seal mingid praktikad tegemata ja siis nad tundsid, et nad ei ole valmis. Et meil oli hästi tugev kursus, et need inimesed, kes nagu tundsid, et nad ei ole eksamiteks valmis, nad võtsid selle lisaaasta ja siis õppisid ja praktiseerisid. Aga põhimõtteliselt lihavõtetajaks jõudsin Eestisse tagasi ja koos oma sõbrannaga, kellega me kogu seda teekonda tegelikult ette võtsime, ma avasin kohe mai algusest siis Montessori lastehoiu, mis tegutses esmaspäevast reedeni 9-st 1-ni, et selline Montessori töötsükkel ja siis natukene õueaega oli seal juures. Ja ma täiesti palkasin selleks taaskord lapsehoidja, kes seda
põhimõtteliselt 10 nädalat siis vaatas minu enda last sel ajal, kui mina siis olin lastehoius. Ja ma nagu olin täiesti veendunud, et see Montessori lastehoiu teema on see, mis ma tahan teha, Montessori juhendaja ma tahan olla. Ja ma panin ennast kirja 2022 suvel toimunud lapsehoidja kursusele Eestis. Ja suvel juhtus üht-teist veel, ehk siis mul oli teine raseduse siis peetumine või katkemine, mis iganes terminid on. Ja siis suve lõpus otsustasime äripartneriga lahku minna, mis viis selleni, et oktoobris oli siis Tallinnas 2 uut Montessori lastehoidu. Ja siis avasin üksinda ja tegutsesin omaenda lastehoius 2024. aasta veebruarini ja siis sulgesin oma lastehoiu. Et kui ma rääkisin alguses sellest ise maksmisest, siis näiteks see lapsehoidja kursus, et kõik need lapsehoidja kursused on tavaliselt ka mingi Eesti Töötukassa koolituskaardi partnerid ja ma olin ainukene seal kursusel, kes maksis ise selle, ma ei tea, kas see oli 2500 eurot umbes, see lapsehoidja kursus. Ja siis, kui meil oli see, ühiselt hakkasime siis selleks kutseeksamiks valmistuma, siis kui sa oled nendel loengutes nagu kohapeal olnud, sul on motivatsiooni ja sa oled nagu ise maksnud, sest sinu motivatsioon ongi olnud selle asja eest ise õppida. Ja näiteks Montessori juhendaja kursusega ka, ma ju ise maksin. Ja minu eesmärk oli, et ma lõpetan nominaalajaga. Ma olen nagu põhimõtteliselt 5-line õpiline. Ima on kõike, mis see juhendaja sealt saab mulle anda. Ja ma lihtsalt teen asjad ära, eks ju. Loomulikult me siin prokrastineerime ja elu tuleb vahele. Mul oli 3 väikest last. Ma ikka tegin selle ära, sest see oli, mis ma teha tahtsin. Ja selle kutseeksamiga, lapsehoidja kutseeksamiga samamoodi, et need inimesed, kes ilmselt tulid sinna lihtsalt seda natuke lihtsalt läbima, siis nad ei saanud lapsehoidja kutseeksamist läbi. Lapsehoidja kutseeksam minu jaoks tundus nagu väga lihtne ja loogiline, kui sul endalt kodus lapsed ja sa natukene kuulasid, mis sulle räägiti, siis selle kutseeksami läbimine ei ole nagu mingi raketiteadus. Aga oli inimesi, kes siis seda kutseeksamit ei läbinud. Et ma arvan, et siin oligi pigem see, alati on see motivatsiooni küsimus. Ja kui sa ise maksad, siis see motivatsioon on suurem. Et ma ei ütle, et ära kasuta võimalust, eks ju, mingid stipendiumid ja asju. Kui ma koolis käisin, siis ma igale poole stipendiumitele kandideerisin, aga neil ei olnud mingeid kohustusi. Pigem need olid võimalused, mis need stipendiumid andsid. Ja samamoodi, et vahel on see, et kui sa ise maksad, siis see motivatsioon on lihtsalt nii palju kõrgem. Aga kui nagu rahast rääkida, ma arvan, et see Prahas õppimine 2 aasta jooksul kokku koos kõigi minu erinevate praktikatega, ma arvan, kindlasti oli seal umbes 30 000 eurot. Et õppemaks, eks ju, peaaegu nagu 10 000 eurot. See, et me juba 3 korral käisime kogu perega, kas siis oli 2 korda Prahas, 1 korra Valencias, et Prahas me alati rentisime maja, et me terve perega sinna ära mahuks. Ja Hispaanias olime ka 6 aega, kõigil nendel kordadel see rent juba ise on mingi 3000 eurot, pluss kõik need hoiutasud, reisitasud, muud asjad juurde, et see motivatsioon asjad õigeks ajaks ära teha oli ikkagi väga-väga kõrge. Et see 3-6 vanusaste on... Lapsed on lihtsalt teises arengujärgus, esimeses arengujärgus ja nad vajavad siis seda 3-6 keskkonda. Aga 6-12 on teine arengujärk, kus lapsed on veidi muutunud juba. Ja see koolikeskkond, kooli ettevalmistatud keskkond, kooli ettevalmistatud täiskasvanu, nemad on ka veidi teistsugused. Et kui tõesti sind tõmbab ja kõnetab see vanuseaste või
või sa tahaksid oma elus midagi enamat teha, siis Montessori õpetajaks õppimise võimalus on siin Eestis nüüd kohapeal, et www.mariamontessori.ee, mis on Eesti Montessori Instituudi kodulehekülg. Ja sealt saad selle kogu info, seal on ajakava, seal on moodulite kuupäevad, mingi maksegraafiku info, et hästi palju infot nende sotsiaalmeediakanalites on ka kõik need erinevad kogukonna stipendiumid, et mis piirkondlikud stipendiumid on välja pandud, et mine uuri. Ja mina usun, et tegelikult kui sul ei ole siiamaani olnud mingisugust sellist õpetaja kogemus, siis see on hea võimalus, kuidas katsetada ära, et kas see võiks sulle sobida. Ja isegi kui sa võib-olla ei alusta tulevikus õpetajana tööd, siis silmaringi avardamise koha pealt on see, ma arvan, väga-väga äge, sest Montessori pedagoogika ulatub ikka väga-väga palju ajas tagasi ja kõik need asjad, mis Maria Montessori tol ajal avastas ja kirja pani, et väga paljud asju on tänapäeva teadus kinnitanud, et nii need asjad ongi. Ja nii palju on kuulda seda, et me tahaks oma lastele teistsugust haridust või teistsugust haridussüsteemi kui see, mille kaudu me oleme ise üles kasvanud. Ja Montessori võiks olla see vastus. Sest tänasel päeval ju traditsioonilised koolid on ikkagi väga selles suunas, et ühesuunaline õpetamine, et õpetaja on klassi ees ja kõik need 20-30 last istuvad seal klassis ja omandavad seda teadmist, mida õpetaja siis neile annab, täpselt samal ajal, täpselt samas tempos, aga võib-olla laps ei ole huvitatud parasjagu just sellest teemast või ta tahaks hoopis tahaks mingist teisest teemas sügavamuti minna või et need võimalused ei ole olemas, aga Montessori klassiruum just toetab sellist individuaalset lähenemist ja seda lapse õpirõõmu, et meil ei ole vaja seda, et esimese, teise klassi lapsed juba ütlevad seda, et emme, ma ei taha kooli minna, mulle ei meeldi seal või et mul on nii palju koduseid töid ja see koolistress ja ei, me tahame siia ühiskonda õnnelikke ja rõõmsaid lapsi. Ja kui sa tunned, et sinu kutsumus võiks olla see, et aidata neil Eesti lastel alustada sellist õnnelikku ja rõõmsat kooliteed, siis mine vaata, kandideeri stipendiumile või lihtsalt pane kirja ennast ja osale ja ma ütlen seda ka, et kui mina läksin õppima, mul polnud õrna aimugi, kus see raha tuleb, kus see aeg tuleb, kus need võimalused tulevad. Asi oli otsuses, et otsuses ma tahan minna, ma tahan õppida, ma tahan seda teha. Ja siis, kui see otsus oli tehtud ja sa astusid neid esimesi samme, siis hakkasid välja kooruma ka need võimalused, et kuidas siis finantsiliselt tasuda, kuidas leida siis see tugigrupp, et lapsehoidjad, au pair, eks ju, kuidas nagu teha ära praktikat, kuidas teha ära oma albumit ja kõik muud asjad, et lihtsalt. Et loomulikult ei olnud see nagu mingi meelakkumine või ülikerge, aga samas see oli nagu väga-väga äge ja põnev protsess ja see tõi mind nii palju välja enda mugavustsoonist, et ja aitas mul tohutult palju kasvada ja areneda. Nii et mine vaata www.mariamontessori.ee ja kui sind huvitab veidi rohkem ka 3-6 vanuseastme Montessori teema, siis 21. augustil ma teen tasuta veebinari, mis on Montessori. Et ma panen selle lingi siia alla, et saad ennast kirja panna, kui see sind huvitab.
ja just siis seal ma räägin pigem jah, sellest esimesest vanuseastmest, et 0-6 ja 3-6. Mitte nii väga sellest 6-12, aga ikkagi sa saad põhimõtteliselt teada, et mis asi see Montessori pedagoogika on. Ja mis levinud müüdid selle kohta liiguvad ja mis see siis tegelikkus seal taga on. Aga igal juhul aitäh kuulamast! Tšau!